eks ikka me vaesikesed vaatame siis niimoodi nagu alt üles seda elu, eks ju. Endast nagu välja poole, et midagi teadvustame, midagi saame aru, midagi tunneme ja vastavalt sellele ehitame siis järgmised sammud oma elu, eks ju. Või üldse kogu siis selle eksisteerimise selles dimensioonis. Aga on siis vastupidi, on ka 180 kraadi pöörame selle vaatevinkli teistpidi, et kuidas siis pühakirjad ja pühakud siis seletavad, et mis värk on. Üks on see, et sa ise avastad, mis on mõnes mõttes paralleelselt käib see, eks ju, arukal inimesel. Et jalgratas on leiutatud, aga ikka natuke proovid seal, mis asi on jalgratas, eks ju. Aga siis seletatakse, mis on jalgratas, milleks jalgratas vajalik on. Ja siis Krishna ka, eks ju, pühakirjad ka, eks ju, ütavad veedad, et et seal materiaalne maailm, vaimne maailm, need mõõtmed ja need energiad, et inimene oma selle pagasiga ta ei teadvusta seda. Ta ei kunagi jumalani ei jõua isiklikult, lihtsalt ei ole power'it piisavalt. Sellepärast tuleb Jumal ise appi, et õpetab meile algus siis nägema siin materiaalses maailmas Jumalat, tema materiaalset energiat, kuidas nad omavahel toimivad elemendid ja need energiat, kuidas nad on seotud, eks ju, seal Krishna ütleb mitmes kohas seal, et ma olen päike ja kuu ja et inimene tal on vaja kuskil, et mingi abstraktne kuskil vaimses dimensioonis, mis võib-olla on, võib-olla ei ole, päike ja kuu, kuidas need energiat omavahel seotud, kuidas meie kasutame, eks ju, see tuli, õhk, vesi, praana, kuidas nad omavahel kõik on seotud inimese psüühilise energiaga, eks ju, peenkehaga, mõistusega, eks ju, ja siis selle füüsilise kehaga, kuidas nad omavahel see Ayurveda seletab ja siis ta veel kirjeldab kõik, et kus siis Jumalat veel võib näha helis või seal võimsad mäestikud, mäed või see Virat-Rupa ka mitmes kohas, Virat-Rupat kirjutatakse ka Jumala universumi vormi, et näha seda seost ja neid elemente ja seda kõike, seda imelist, need elusolendid, et kuidas nad ühes pildis toimivad ja seal õpid nägema, et ahaa, seal on seadussüsteem ja siis hiljem, kui sa sellega oled leppinud, kuigi seda hallata ja vallata on ka peaaegu võimatu, eks ju, isegi materiaalne energia on nii võimas, siis Jumal hakkab ennast tutvustama. Need seosed selle peale, siis räägib, miks ta seda teeb, eks ju, kuidas ta need kehad ja kõik andnud, et me saaksime siin oma valikuvabadusesse, kui meil see soov tekib, nautida temast eraldi, olla sellises illusioonis. Kuigi me kasutame 24/7 tema kõiki neid elemente, isegi keha, eks ju, 5 elemendist, eks ju, et me saaksime nautida need meeled. See on tegelikult, me võtame temalt selle, Krishna on selle loonud, ta räägib täpselt, kuidas see transcendentaalne kvantfüüsika ja keemia ja matemaatika ja kuidas see kõik siis toimib matemaatiliselt ka täpselt . Nii et jah, et loogiline, et tegelikult meiesugust õppiv algus Jumalat nägema ja need seosed ja seadusi, seda Jumala teadust, et kui viimase peal see kõik toimib, et kui on energias, me teame, et energiajaam ka lõpuks sealt edasi.